Et mängiti ikka väga palju ka. Nüüd on pall karistusalas ja Raio Piiroja võitleb selle pärast, aga jõuab siiski Toni Liima olukorra puhtaks lüüa. No nüüd tuleb jälle kõrge pall Raio peale. See surve võiks nüüd lõpuks vilja kanda. Piiroja jääb sinna Andorra trahvikastioonele ja näitab, et pange mulle siia pea peale ja nüüd on võitlus. Ja on värav. Aga sulu seisis. 1-0, korra tundus, et on sulu seis, aga Raio Piiroja on tõesti avanud skoori. Tundus, et äärekohtuniku lipp ja et väljaku kohtunik jooksis ka kuidagi ebalevalt sinna poole, et annab trahvilöögi, aga vist ei olnud ikka. Nii et 1-0 Eesti juhib. Suurepärane, näete nüüd uuesti kõrge pall Raio Piiroja suunas. Ja ei olnud, jah, vaatasime ise ka valesti. Täiesti määrus pärade. Väga valesti tuleb väravast välja Alvarez Koldo. Selge väravahi eksimus ja Raio Piirojal ei jää muud üle, kui lihtsalt suunata see pall Andorra väravasse. Suurepärane esitus. No Raio Piiroja lööb oma koondise karjääri 5. värava. 68. kord Eesti koondise särgis mängida ja üritab senderdada, aga madalaks jääb Kruglov. Ja peale löök ja väga korralik peale löök. Suurepärane löök. Nurka. Piiroja võitleb. Üksi nüüd 3 Andorra mängija vastu ja jõuga võeti pall ära praegu. Ja sulu seis tegelikult, aga kohtuniku lipp ei tõuse. Ilusti värav ette ja milline võitlus värava ees, kuhu see pall nüüd lõpuks maandub ja maandub väravas. Kas tõesti? Seal oli siuke pusimine käiks üle Bordi Escuro, see ei õnnestu ja uuesti pall Ildefons Liimale, mängib Raio Piiroja üle Ildefons Liima ja praegu ikka väga oli õnne, et siit penaltit ei antud. Kohtunik nüüd jätab andmata selle, mida tundus, et mina tunnistan ausalt käsi südamele, et oli kartus, et siit tuleb penalt. Ja, et oli ikkagi 1-1 minema värava peale ja sealt tagant ükstapuha, kuidas see mees teda ei sega, ikkagi on ikka väga ohtlik. Ja siin ikka ütleme nii, et vanajumal oli eestlaste poolt praegu. Nüüd me ütleks nii, et kohtunik on eestlane. Jah, praegu oli õnne. Värav ette väga ohtlikult ja värav. Lüüaksegi 87. minutil värav. Peaga Fernando Silva. Ja oli enne nende pikkade pallide puhul juba näha, et me praktiliselt 4 tükki neid kaotasime. Nüüd senderdus ääre pealt ja järjekordselt kaotasime kahevõistluse. Väga-väga ebaõnnestunud. Ja hea löök ka, näete värava ette, mismoodi tuleb ja täiesti vabalt saab Fernando Silva lööma. Ja ehkki Mart Poom hüppab, siis ristnurka ta tuleb üle käe. No Mardil ei ole seal midagi teha, see on nii täpselt ristnurka, et seal ei ole midagi teha. Ütleme nii, et keskkaitsjate apsakas. Jenis Garciale. Ja nüüd tuleks neid taga ajada nii palju kui võimalik veel. Aga on jäänud umbes 2 minutit. Väravalööja Silva. Mängib Sonahega kokku ja uuesti äärele Garciale. Ja kontrollivad praegu Andorra mängijad olukorda. Hästi hoiavad palli. Ju nad on siis seal 1-1-ga konkreetselt rahul ikkagi. Ja on veel võimalus siin Tarmol läbi minna. Zelinski spurdib värava ette ja Tarmo mängib nüüd 1-1 üle. Palju on neid mängijaid. Zelinski on viinud Eesti uuesti juhtima. Suurepärane tsenderdud Tarmo Kingilt. Ja Indrek võttis särgi seljast ära. Tundub, et siit tuleb teine kollane praegu. Ja Indrek järgmine mäng mängida ei saa. Väga rumalasti tehtud. Väga rumalasti. On ju sellest enne juttu olnud, et särki ei tohi seljast ära võtta, tuleb kohe on kollane kaart. No, ütleme nii, et okei, kui nüüd võit nüüd tuleb tänu sellele, siis okei. Aga muidugi üks ründaja jälle vähem järgmiseks mänguks. Aga näeme olukorda uuesti. Väga suure töö teeb Tarmo Kink ära. Ja näete uuesti, mismoodi Tarmo Kink võitleb ja ilus sööt kaitsja ja väravahi vahele ja Indrek Zelinski on löönud oma
koondise karjääri 27. värava. siin on hea näha, kuidas Tarmo praktiliselt 3 mehele teeb ära ja annab hea tsenderduse ja Indrek on õiges kohas. ja Indrek on hea olnud mängudes Andorraga, 6. värav Andorra võrku oma koondise karjääri jooksul. Uuesti on nüüd Ildefons Lima tulnud ette. Ettevaatus seal, et nüüd viga ei tule. Ja nüüd on vaja palli hoida, ei tohi kaotada. Ja suluseis. Suluseis, jah. Ja nüüd on 3 lisaminutit täis, usun, et hetke pärast kõlab ka kohtuniku lõpuvile. Ja on näha Viggo Jenseni kerge